Täna vaatame ühte huvitavat eluvaldkonda ja paneme selle lausa tabelisse. Nimelt, kuidas sul läheb suhetega, tervisega, raha ja seksiga. Need on 4 kõige enam sellist suurt eluolulist valdkonda, kus võiks ju kõik nagu hästi minna ja hea olla ja naudingus olla ja rõõmus ja rahus ja vaikuses. Et suhted, tervis, raha, seks võiks ju kõik rõõmsalt tulla, olla ja vajadusel ka ju minna. Aga selleks, et aru saada, kes ma olen, kus ma oma eludega olen, oma eludega, jah, mitmuses panin siia. Eludega, jah. Kus ma asun omadega? Selle jaoks on hea miskit aeg-ajalt sellisesse matemaatilisse süsteemi panna, et aru saada justkui, et kus ma tulen ja kuhu ma teekonnal olen ja mis ma hetkel kogen. See, mis ma hetkel kogen, ei pea jääma. Ta võib olla, aga ta ei pea jääma. Ta võib ka areneda, ta võib muutuda ja ta võib muutuda ikkagi helgemaks, kergemaks, tasakaalukamaks, headusesse ka. Rõõmu, rahusse, vaikusesse, headusesse ja võib-olla isegi ühel päeval sellisesse väga tasakaalukasse neutraali. Et suhted on kõik neutraalselt head, tervis on neutraalselt hea, raha neutraalselt muudkui voolab ja seks on neutraalselt hea, ei mingi ülevõlliliste emotsioonidega või alaväärtustega. Nii, panen veel ühe sõna, mis viskas praegu siia välja, on väärtus ja väärtusetus. Valmistasin just tabelit ette ja praegu viskas, et tabelist on üks rida puudu. Aga nüüd mul on teile üleskutse, et palun, et te saaksite sellest saatest hästi põhjalikult osa võtta. Siis varu endale nüüd paber ja pliiats ja kirjuta välja suhted, tervis, raha ja seks. Ja niimoodi suurele paberile, mul on siin A4, et mahuks siia alla tulpadesse ka midagi kirjutama. Palun võtta praegu nüüd ja kohe peata video ja võta osa. Sest et kui sa seda oma peas teed, siis sa nagu vaatad liiga pealiskaudselt. Aga kui sa lõpuks paberile ja näed, kus sa asud omadega, siis läheb see arusaam selgemaks, klaarimaks, helgemaks. Nii, kui sul on tulbad nüüd ära tehtud, siis alustamegi esimesest, on suhted. Ma hakkan sinu käest praegu küsima erinevaid küsimusi ja palun kirjuta sinna suhete alla tulpa, siis need märksõnad välja, mida sa tunned, et see kindlasti puudutab sind, et see käib nüüd sinu kohta. Nii, ja me hakkame suhteid siis vaatama alustuseks niimoodi. Palun leia, kas sa üleeluliselt on suhted tulevalt kiiresti sinuni või pigem aeglaselt. Kas suhted tulevad, sa oled kiiresti suhtes, sa lähed kiiresti ka suhtest välja. Kas sul on seal kiirus taga? Või on nii aeglaselt, nii vaevaliselt ja siis sa oled suhetes, oled nagu ka nii aeglane ja niimoodi ja väljuda üldse ei oska suhetest. Kuidas sa pigem arvad üleeluliselt? Kas sa oled suhetes kiire või aeglane? Ja palun nüüd vali nendest üks välja. Sul võib olla ka siin oleneb.
et vaat kõigiga olen nagu enam-vähem kiirelt, aga vaat selle ühe inimesega ei suuda. Siis te võite kirjutada selle ühe inimese nime välja ja sinna siis kirjutada selle märkuse, et aeglane. Kui te muidu arvate, et te olete ikkagi kiire suhtleja, kiire kommunikatsiooni vahetaja, kiire infovahetus käib. Kui te ei ole kiire suhtleja, te olete pigem aeglane kommunikatsioon, aeglane infovahetus. No 10 aasta pärast lähen ja palun vabandust. Siis ongi küsimus, et kas te teete need suhted selles elus korda või te lükkate need järgmisesse elusse. Ehk siis kiirus tähendabki seda, et kas te selles elus tasakaalustate oma suhted või pigem on nad nii aegluubis aeglaselt maas. Nende suhtesildade taas ühildumine. Nii et leia endale, kas su suhted on aeglased või kiired. Nii. Nüüd palun leia sinna sama suhte alla, kuivõrd täpne sa oled oma suhetes või kui sügav sa oled. Või kas sa oled seal pealiskaudselt. Ma loen mõned sõnad. Kas sa oled täpne oma suhetes? Kas sa oled sügav? Kas sa oled pigem pealiskaudne? Kas sul on suhetes segadus või pigem on sul suhetega kord majas? Palun leia nendest sõnadest suhete alla, kas täpsus, kas sügavus, pealiskaudsus, segadus või kord. Palun leia nendest sõnadest üks. Kui sul on enamjaolt muidu maailmaga on mul niimoodi, aga perekonnaga või niimoodi on niimoodi, siis sa võid selle eraldi endale üles märkida. Ehk siis maailm sinnapoole, sa oled täpne ja sügav, aga maailm sissepoole oled segadus ja nagu kaoses. Segaduse juures see teine sõna on kaos, jah? Ehk siis suhetega endasuunaliselt oled siis kaoses näiteks. Palun leia siis. Sa võid leida erinevalt, et maailm sinna oled väga täpne ja sügav ja kohusetundlik. Näiteks tööl käijana, aga kodus oled pealiskaudne, segaduses, kaoses. Nüüd palun leia suhete alla, kas sul suhetesse suhtumine, üleüldine elu suhtumine on pigem negatiivne suhtumine või pigem positiivne suhtumine. Leia oma suhestumine suhetesse. Kas sul on pigem negatiivne või pigem positiivne? Kas suhted on sinu jaoks nagu positiivselt head, palju sõpru ja nad on väga toetavad ja mind ära kuulavad ja ikka aitavad ja kas sul on nagu suhtumine suhetesse pigem negatiivne, et niikuinii tehakse valesti, niikuinii keegi mind ei aita, niikuinii kellegi poole ei tasu pöördudagi, mis ma ikka teisi vaevan, ehk siis suhtumine juba suhetesse. Et ma ei lähegi abi paluma, sest et mul on suhtumine suhetesse, suhe näiteks õe ja vennaga. Et ma ei lähegi vennalt abi paluma, kuigi ma näen, et vennal, ma ei tea, näiteks mul on labidat vajal. Ma näen, et vennal on 3 labidat, jah? Aga mul on suhtumine juba selline, et ei tea, ma ei ole neid labidat sealt väärtki, et küsida, et ehk siis mul on juba suhtumine suhetesse negatiivne.
nii palun leia, kas su suhtumine on negatiivne või su suhtumine on positiivne suhetesse. Ja sa võid veel juurde märkida, kas sul lähiringkond on näiteks negatiivse suhtumisega suhetesse, aga välispidine, et võõrastele inimestele oled hästi positiivselt suhestud, hästi uudishimulik ja hästi rõõmus ja hästi ergas ja hästi tunned huvi, kes nad on, kus nad on, mis nad on, mida nad teevad. Aga lähiringkond on negatiivne, niikuinii sul miskit välja ei tule, et ära üldse hakka siin üritamagi. Ehk siis suhtumine, et kas väljaspoole suhetesse suhtud sa positiivselt või negatiivselt ja kas sisering suhtumine, sa suhtud, kuidas sa suhtud, on lähiringile on negatiivne või positiivne. Ja nüüd me jõuame sellisesse kohta, mis on, kas suhted on väärtuslikud või suhted on väärtusetud. Palun leia enda sees leia vastus. Kas suhted ja suhete hoidmine on sinu jaoks nii kõrge väärtusega, et sa väärtustad neid? Või suhted on pigem sellised nagu väärtusetud? Nii. Ja nüüd me jõuame selleni, et me saaksime selle suhted tabeli täita, suhted selle rea täita, on veel, et palun leia, millise emotsiooniga sul suhted on nagu looritatud. Ma loen siin 6 enam levinumat emotsiooni, millega sa saad oma suhted nii-öelda justkui nagu ära maitsestada. Palun vaata, kas su suhted on pigem nagu kurvameelse emotsiooniga. Kas su suhted on põlastusega, vastik või sallimatud? Sul on vend, õde ja ema, isa küll, aga sul on teatud põlgus seal mängus. Sul võib mees olla, aga sa võid olla ka 30 aastat abielus, aga sul on mingi põlgus seal mängus. Kas sul suhetes on hirmud? Kardad sa suhtesse minna, sa kardad suhtest ära minna? Kas su suhted on looritatud hirmu? Ma ei saa tema juurest ära minna sellepärast, sest sul on mingi hirm. Kas su suhted on looritatud vihaga? Vihaselt. Kas su suhted on looritatud ehmatuse või üllatusega? Meeldib sulle, on inimesi, kellele meeldib teistele inimestele pidevalt üllatusi teha. Üllatussõnumeid, üllatuslilled, üllatussünnipäevad, selline küllasõidud, et võtan auto ja sõidan sulle hoovi peale ja sul peaks nagu hea meel olema, sest et ma üllatasin sind. Aga te teate, osadele inimestele üldse ei meeldi, kui sa nendele lihtsalt hoovi peale ilma teatamata sõidad. Ehk siis vaata, kas su suhted on looritatud ehmumise ja üllatusega. Ehmumine on siis negatiivne üllatus ja positiivse looriga on nagu siis selline rõõmus üllatus. Või pigem su suhted on looritatud rõõmuga. On nagu küll ka hetki, mil on nagu erinevaid emotsioone, aga üldiselt oled sa rõõmus ema pärast või isa pärast ja õe, venna, mehe, eksmeeste pärast.
sa oled rõõmus, et nii on, et elu läks edasi, et nüüd on uus naine, uus laps, uus maailm, uus areng, uued käekäigud, et sa suudad hoida nagu rõõmsaid suhteid ja rõõmsat emotsiooniga looritatult vaadelda oma suhteid. Nii, ehk siis kas sul on kurvad, põlastuses suhted, hirmusuhted, vihaga suhted, ehmumise üllatussuhted või rõõmusuhted. Nii, ja nüüd peaks olema teil see suhete tabel täidetud siit. Nii, aga lähme järgmise juurde, tervis. Tervis ja täpselt sama asi. Teeme läbi uuesti. Nii, et ma hakkan nüüd kiiremini rääkima siin, et see saade väga pikaks ei veniks. Nii, tervis. Kas sul tervis kiiresti tuleb ja kiiresti läheb? Või aeglaselt tuleb ja aeglaselt läheb? Nii, et kas sul tervis, kas sa oled võimeline ka nagu sekundi pealt haigeks jääma? Ja sekundi pealt ka terveks saama. Või sa pigem aeglaselt jääd ja keha muudkui ammu annab sulle märku. Ja aeglaselt ka vindumisega sa tervened. Ikka nädalaid ja nädalaid läheb sul aega ennem kui sa tervened. Nii, palun leia, kas su tervis on kiiresti toimib kõik või pigem on ta aegluubis? Nii, kas su tervis, kas sa tead täpselt, kuidas su kehale meeldib, sobib, kuidas ennast tervendada? Või sa pigem on ta segaduses ja kaoses? Et kui sa oled segaduses ja kaoses, siis sa tervisega pead minema nagu alati arsti juurde ja nagu leidma, et arstitädi ütleb sulle, mis rohtu kuna võtta, kui palju peab võtma ja kas on tarvidust võtta. Vaatan valgust natuke paika. Nii, ehk siis, kas sul tervisega on pigem segadus ja kaos või pigem on seal kord ja täpsus? Et naistel ka, et näiteks segadus või kaos, kui hormoonid on paigast ära või üldse vaimne tasakaalutus on, päevad lähevad seal, tsükkel läheb käest ära ja kõik sellised isud tulevad, lähevad, kõik väga erinevad, et kas, aga nüüd on just nimelt üleeluliselt. Palun vaata üleeluliselt see terviserida, et kas sul on seal täpsus ja kord või pigem segadus või kaos. Nii, ja kuidas sa suhtud oma enese tervisesse? Kas positiivselt? Jaa, saan terveks ja küll ma leian selle võimalikkuse ja selle rohu ja selle abi ja kui ma praegu ei tea, siis ma saan kindlasti leian kedagi, kes teab, kes suudab mind aidata, isegi siis, kui mina ise ei suuda, ehk siis sul on positiivne suhtumine tervisesse. Isegi siis, kui sa oled haige, hoiad sa positiivselt lippu üleval. Kuidas sa suhtud tervisesse? Kas pigem negatiivselt, et me kõik vananeme ühel päeval ja me nagu ja niikuinii geneetilised haigused tulevad kohe homme ja võtavad mind endale ära. Ehk siis, kuidas sa suhtud oma tervisesse ja sellesse, kui sa oled haige või sellesse, kui sa oled terve? Kas sul on negatiivne? Ei ole õigeid arste, nad annavad vale ravi välja ja siis seda teist või kolmandat. Ehk siis see suhtumine, tervisesse suhtumine, palun leia, kas sul on sinna ritta tuleb negatiivne või positiivne. Nii, ja nüüd, kas su tervisel on üldse väärtus või on väärtusetus? Kui sa ei hinga, kui sa ei maga, kui sa ei vii jalutama, kui sa ei paku talle erinevaid vibratsioone, mis tervisele kehale on vaja, kas naerda, laulda või tantsida või seksida, need on ülitähtsad vibratsioonid. Naermisvibratsioon ehk häälega,
heli on muusikaga seotud, mis on seotud siis kas laulmise või tantsimisega ja ka seksimisega ja liikumine. Ehk siis, kui sa ikkagi ei vii ennast liikuma, ei viitsi, sa ei jõua liikuma, sa ei jõua magama viidud, ei laula, ei tantsi, ei seksi, siis tegu on ju väärtusetusega. Ehk siis su tervise alla tuleb väärtusetu sõna. Aga kui sul on väärtus, siis sa valid endale toitu. Sa valid endale magamisaja. Sa valid endale liikumise. Sa valid endale kas naerda, laulda, tantsida, seksida, mingil muul moel joogad, meditatsioonid ehk siis sa tegeled tervise väärtuse hoidmisega. Ehk siis on sul tervisel ju väärtus. Palun leia, kas üleeluliselt on läinud hoopis niimoodi, et ikkagi teil tervisel ei ole ma toitu vaadanud, valinud see, mis ei ole ma liikumist seal hoidnud ja kes see naerda nii koledal ajal üldse ei ole siin millegi üle naerdagi. Ja mis siin laulda, laulmine keelati mul juba lapsepõlves ära, tantsida ma üldse ei oska, seksida, mis asi see veel on ju, siis on sul tervis väärtusetu nimetusega. Nii, ja nüüd palun leia, kas su tervis, millise emotsiooniga ta looritatud on. Kas sa oled tervise pärast pigem kurb? Kas sul on tervisele põlastus vastik villand suhtumine? Sul on juba villand sellest ülekaalulisusest, sul on villand sellest, et ta valutab, sul on vastik ja villand. Kas sul on hirmud tervisega? Kas sa oled vihane oma tervise peale? Vihaga kättemaksuga viin ennast trenni. Piitsutan ennast trenni, piitsutan ennast dieedile, piitsutan ennast paastule. Kas sul on viha? Kas viha alla läheb ka igasugune tõestamine? Kõiksugused maratonid, tõestusmaratonid. See kõik on vihaloor. Nii, kas sul on tervise all ehmumine ja üllatus? Kui sul on ehmumine ja üllatus, siis on seal, et see keha kirjutab sulle või annab sulle ammu teada midagi ja siis tuleb alles see kroonilisus. Siis on sul keha seotud ehmumisega. Või on su keha siiski suhtud rõõmsalt. Isegi siis, kui hääl läheb ära ja võtad seal väikse tervisenapsi või kurgupastilli ja rõõmsalt suhtud sellesse, et hommik on nagu õhtust targem ja küll see hommikuks korda saab. Palun leia, kas su tervise alla tuleb kurb, põlgus, hirm, viha, ehmumine või rõõm. Nii, aga nüüd me jõuame raha juurde ja täpselt algusest peale. Nii, palun leia, kuidas rahavood, sa oled oma elus teatud vanuses siin praegu nüüd. Kuidas sul rahavood liiguvad? Raha nagu hirmus aeglaselt tuleb kätte, hirmus aeglaselt annad ka välja või pigem on see, et ma tahangi teada, kuidas ta tuleb sisse ja kuidas ta läheb välja. Nii, nüüd ma küsin, kuidas raha sisse tuleb? Kirjutagi sisse ja nüüd ta kirjuta kas kiiresti või aeglaselt. Nüüd kirjuta välja ja kirjuta juurde, kas välja läheb kiiresti või välja läheb aeglaselt. Rahal on nagu sisse ja välja. Ja nüüd on kas aeglaselt või kiiresti. Nii, järgmine, kas sul rahad ja rahaolukorrad ja majandusaruanded ja nii-öelda, kas sa tead, kui palju sul kuus kuhugi kulub? Kas sul on seal täpsus, sügavus ja kord rahaasjades?
numbrites ja rahaasjades või on pigem segadus ja kaos ja pealiskaudsus. Sa ei tea, kust läheb ja kuhu tuleb ja kui palju on ja kas sul on puudu või on üle või nagu sa täiesti segaduses ja kaoses oma rahaasjadega ja üleeluliselt olnud siis. Palun leia. Kas sa pigem oled täpne, sügavalt teed nagu teedki kuuaruandeid endale. Sa ei peagi seda otseselt nagu Excelis tegema, vaid sul on ikkagi selline ülevaade olemas oma sissetulemisest ja väljaminemistest. Nii et palun leia, kas täpne sügav kord on sul rahaasjades või pigem pealiskaudne kaos ja segadus. Aga kuidagi sa ikkagi ju välja oled tulnud, aga ei pruugi ju. Väga palju inimesi elavad ju siis ka miinusesse ja võlga ja nagu väga suurtesse puudustesse. Midagi on seal nii-öelda paigast siis ära. Nii, kuidas sa suhtud rahasse? Kas positiivselt või negatiivselt? Palun leia, kas sa suhtud? Kuidas sa suhestud? Kas raha on sinu jaoks must, räpane, kole ja sellest ei räägita? Siis on su suhtumine negatiivne. Kui see on ilus, lõbus ja armastusväärne ja võib-olla isegi naljakas ja tuleb ja läheb, ehk siis ta on nagu positiivne. Palun leia, kuidas sa suhtud rahasse. Nii, ja nüüd veel küsin, et kas rahal on väärtus või on väärtusetus? Kui sul on ülikõrge väärtus, iga sent on loetud ja tuleb koguda ja panna ja arvutada ja siis panegi väärtus. Aga kui on väärtusetus, mis asja, nii musta asja, kes see sellist, et seda, mis raha eest on ostetud, see on ikka odavalt saadud. Kui sa suudad asju rahaga nagu heastada või tasakaalustada, siis sa oled odavalt saanud. Et palun leia, kas sul on väärtus või väärtusetus? Nii, ja nüüd palun leia rahale, millise emotsiooniga sa oled oma eneseelu, rahavood ära siis looritanud. Kas rahateemad teevad sind ja sa tajud pigem, et sa oled kurb rahateemasid vaadeldes? Kas rahateemad ajavad sind põlastusse? Sul on vastik, sul on villand sellest pidevalt. Mul on nii villand sellest sendi tagaajamisest. Kas sul on rahateemalised hirmud? Kas sind raha ajab lausa vihale? Miks ta nii palju sai? Miks mina nii vähe sain? Sa teed rahalisi kättemaksusid? Kas sa oled pigem vihane? Kas sul on rahaga seotud pigem ehmatused? Kas sa ehmud, kui tulevad ettenägematud suured väljaminekud ja sa väga emotsionaalsed ehmud selle peale? Või sa pigem ootad rahalisi üllatusi, et keegi kingiks ja ümbrikuga tooge mulle nagu, et kirjutagegi, et ärge lilli tooge mulle ümbrikuid. Ehk siis soovite positiivse üllatuse. Raha on teil positiivne üllatus. Inimesed võivad ka osta lotopileteid ju. Nad alateadlikult on siis, et sealt sa ootad positiivset üllatust. Või on sul rahasse suhtumine rõõm? Rõõmsalt võtad vastu, sul ei ole üldse probleem raha vastu võtta. Rõõmsalt annad välja, sul ei ole üldse probleem raha välja anda. Sa rõõmsalt küsid raha, ehk siis oskad oma nagu tooteid või teenuseid pakkuda ja nendele hinda panna ja sul ei ole häbi ega imelik või piinlik. Sa rõõmuga
paned hinna, rõõmuga ise ostad, rõõmuga ise nagu pakud, rõõmuga võtad suure, rõõmuga võtad raha vastu ja sul ei ole sellesse nagu mingeid nii-öelda teisi loore. Palun leia, millise emotsiooniga su rahatemaatika siis looritatud on. Nii, ja nüüd jõuame siis selle viimase, jõuame seksi juurde. Seks, kuidas sa suhtud seksimisse? Ehk siis tegu on natukene arhetüüpidega meie enda maailmas, et kas meie tüdrukust on saanud Julia ehk noorarmastaja ja kas me oleme jõudnud koduperenaisse, kas me võime sealt jõuda kuningannasse, kas me võime sealt jõuda jumalannasse. Ehk siis väike poiss-tüdruk meie sees, siis on Romeo Julia meie sees, siis on peremees koduperenaine meie sees, siis on kuninganna meie sees ja siis on jumalanna meie sees. Need on need arhetüüpilised sellised nagu vormid, olenevalt, kus me oma vaimsuse astmes nagu asume. Ja nüüd ma nagu küsingi, vaatan valgust natuke, päike loojub, hakkab valgus siin stuudios ära minema. Nii, kuidas sinu elus on seks olnud? Kas sulle pigem meeldib kiired kähkukad või aeglased pikad naudingud? On mu küsimus. Nii et kas pigem oled sa kiire? Kas sa lähed seksi pigem kiirelt sisse, kiirelt alustad, kiirelt naudid, kiirelt lähed märjaks, kiirelt saad orgasmi, kiirelt teed ka järelmängu, kiiresti lähed eluga edasi või pigem on kõik aeglane? Aeglased alustused, aeglane romantika, aeglane flirt, aeglased suudlused, aeglased naudingud, aeglane märjaks minemine, aeglaselt aeglaselt tulevad orgasmid, aeglased järelmängud. Ma vaatan, miskit on, valgus on mul siin, jah. Nii, ehk siis seks, kas pigem kiire või aeglane sõna on siin, on küsimuses. Kuidas üleeluliselt su seks on olnud? Sügav, täpne kord või pigem pealiskaudne segadus ja kaos? Pealiskaudne, ehk siis sa ei saa aru, kuna alustada, kuna lõpetada, kuna flirtida, kuna mitte, kuna ühesõnaga, kas su seksis on pigem siis nagu segadus ja kaos? Sa ei tea, kes sa oled, kuidas sulle meeldib, kuidas teisele meeldib, kuidas sellest rääkida, ehk siis kas seks on segadus ja kaos olnud üle elu sinu jaoks? Kuidas seda orgasmi saada, kuidas pakkuda naudingut partnerile, kuidas pikaajaliselt naudingut partnerile pakkuda? Või on täpne, sügav ja kord, et sa tead, kes sa oled, mis sulle meeldib, sa suudad seda väljendada, sa suudad seda teisele nagu ka infona edasi öelda, sa suudad õpetada ennast, nagu kui sul on uus partner tulnud, siis sa ju kõigepealt nagu õpetad, kuidas enda kehaga ümber käia. Mitte nii, et teine peaks nagu arvama, teine arvab siis niimoodi ja võib-olla arvab pihta ja siis mul on voodis nagu hea. Et pigem on ju see, et arvamine on ju väga aeglane teekond naudinguteni. Nii, ehk siis ma tahan teada, kas üleeluliselt on sul seks, segadus, kaos või pigem täpsus, sügav ja kord. Nii, nüüd ma soovin seksi suhtumine. Kuidas sa suhtud seksi üleeluliselt? Kas pigem negatiivne, must ja räpane ja kõik need litutajad ja litsid ja hoorad ja prostituudid ja siis need ülelaskjad ja siis need reeturid ja seelikukütid ja kuidas sul on suhtumine seksi? Kas positiivne
või negatiivne? Kas sa ütled seksile pigem ja või sa ütled pigem seksile ei, on mu küsimus. Ehk siis, kuidas sa suhtud seksi? Kas negatiivne või positiivne? Nii, ja nüüd ole hea, vaata üle, millise emotsiooniga su seksuaaltemaatika üleeluliselt elus looritatud on. Kas seksuaalteemad pigem teevad sind kurvaks? Kas sul on seksuaalteemale põlastus, sallimastus, vastikus? Väga paljudel inimesed, et vaata, hoiavad seal käest kinni ja minge võtke endale hotellituba. Ehk siis musitamist ei saa vaadata ja kui keegi flirdib. Ma mäletan, ükskord käisin Pariisis ja siis need armunute hordid, alleede kaupa inimesi, kes hoiavad käest kinni ja ainult suudlevad tundide kaupa seda vaatamist. Ja siis vaatan, nii ilus vaadata armunud inimesi. Et ühed suudavad vaadata, aga teised, miks nad peavad siin niimoodi avalikult niimoodi nagu Ehk siis, mul on küsimus, kas põlastus, sallimatus, vastikus on su seksuaaltemaatika looritatud sellega? Kas sul on seksuaalalased hirmud? Et kas sa suudad ikka oma partnerit rahuldada? Kas ta võib kuskile mujale minna ennast rahuldama? Kas ta võib sind reeta? Kas ta võib sind petta? Kas ta võib sind uuesti reeta ja petta? Ehk siis sul on seksuaaltemaatilised hirmud. Kas sa oled vihane seksi peale ja seksijate peale ja seksuaaltemaatika peale ja seksist rääkijate peale saad vihaseks ja seksuaalkursused ja teenused ajavad sind väga vihaseks ja sa tahaksid neid lausa põlema panna? Kas on sul vihaga? Või sa pigem, kas seksuaaltemaatika sind ehmatab? Või pigem meeldib sulle seksuaalseid üllatusi teha? Ja lähed ja ostad seal kallimale uue, ma ei tea, voodimängu asja. Teed seksuaalüllatusi. Uue pesu, uue nagu selline erootiliselt sensuaalseid luuletusi ja meeldib sulle. Kas seksuaaltemaatika on sul üllatusega? Või on su seksuaaltemaatika rõõmuga seotud? Rõõmuga võtad käest kinni, rõõmuga flirdid, rõõmuga musitad, suudled, rõõmuga teed massaaži, rõõmuga teed genitaalide massaaži, rõõmuga rahuldad, rõõmuga ise võtad rahuldusi vastu, rõõmuga. Kas sa suudad seksuaaltemaatikasse rõõmuga, kui keegi teisel on seal armunuid rõõmuga vaadata? Nii, aga nüüd ongi teie tabel nagu koostatud. No ja mis see tabel nüüd peaks teile ütlema? Mis see tabel nüüd peaks teile siis nagu ütlema? Ma siinkohal jätaksin teid korraks teie tabeliga kahekesi. Te teete ise sisekaemusliku analüüsi oma enese tabelile ja järgmises saates ma juba räägin põhjalikumalt seda tabeli võimaliku analüüsi lahti, et kuidas mina nagu näeksin seda, kuidas seda tabelit nüüd analüüsida. Niimoodi, et ma temast ka veel paremini aru saaksin. Aga ühte koma teiste saite juba nagu teada, et mingi elusvaldkonnas olete te paremal järjel ja mingis eluvaldkonnas
veab teil nagu kiiva või nagu kreeni või kraavi või kiiva või pikali või üldse nagu täiesti kaoses ja kontroll, tasakaal, balansseeritus, häälestatus on täiesti nagu katastroofiliselt käest ära. Aga sellest juba järgmises saates. Näeme järgmine kord. Aitäh!